sellest eelnõust kokkuvõtte teeme ja vaatame üle ka päevakava, et siis kõik teavad, mis toimub ja kuidas me siit siis ühiselt edasi läheme. Peale minu väikest korralduslikku sissejuhatust on sõna Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektoril Magnus Valdemar Saarel. Ja siis räägime juba lähemalt sellest, mis on toimunud 2 aasta jooksul Nursipalu laiendusega seoses. Elari Kalmaru, harjutusväljade portfelli juht, annab sellest ülevaate. Oleme palunud siia teise jalaväebrigaadi ülema kolonel Mati Tikerpuu, et ka oma sissevaade või oma nägemus anda sellest, kuivõrd vajalik on Nursipalu harjutusväli riigikaitsele ja Eesti Kaitseväele. Siis aga räägime lähemalt juba õiguslikust ülevaatest, ehk siis vaatame üle laekunud ettepanekud, teeme sellest kokkuvõtte. Kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja Lauri Kriisa on meil siin saate ülevaate Natura hindamise kokkuvõttest ja keskkonnamõjude hindamise tutvustusest. Meie partnerid OÜ Hendrikson & Co teevad sellest kokkuvõtte ja loomulikult on siis aeg teil esitada kõiki teid huvitavaid küsimusi ja meie kõige paremal moel püüame neile kõigile küsimustele vastata. Selline 2 tundi saab olema, püüame jääda ajaraami kella 6-8-ni. Me siin täna koos oleme, peale seda on teil aga võimalik, kes ei taha võib-olla mikrofoni oma küsimust esitada oma küsimus, kellelegi siis näost näkku, ära me kohe siit ei lähe. Nii et võite tulla nööbist kinni võtta ja oma küsimusega esitada, kui ei taha seda teiste eest teha. Et kõik kuuleksid, millest me räägime, millised on küsimused ja vastused, siis räägime mikrofoni, võimalusel jooksen mikrofonidega mööda tuba ringi. Saate kõik oma sõnad võtta, oma mõtted öelda. Niisamuti, nagu ka varasematel avalikel istungitel me salvestame protokolli tarbeks seda ja nagu ka varasematel aastatel siis kõik materjalid ka koosoleku avaliku istungi järel RKIK-i kodulehel avaldatakse ja see juhtub kõige hiljem sellel reedel 29. novembril, aga loodame võib-olla ka kiiremini oma tööd teha. Umbes selline meil tänane õhtu olema saab. Ma loodan, et ja... Üks küsimus vahel. Kas me võime vahepeal ka küsimusi küsida punktide aval või kõik küsimused jäävad lõppu? Teate, tee niimoodi, et kõik küsimused jäävad lõppu, sest siis... Ma arvan, et 2 tunni jooksul ei lähe mõtted ega küsimused meelest ära. Kui pikk aeg on ette nähtud küsimusteks ja vastusteks on aega ette nähtud siis, kui sa oled kuulanud ära kõikid ettekanded. Ei, aga teil on mingi ajaraam ettekanded. Ja ma loodan, ma tean, et te jõuate oma küsimused ära küsida ja teil on küsimused meeles. Me alustame algusest ja ma palun siia, õigus, üks asi veel, et tegemist on avaliku istungiga, sest ma saadan ka koosoleku kohalolu protokolli laiali, palun pange oma nime kirja, nii see ikka avalikel istungitel on. Aga tervituseks ja alustuseks ma palun siia RKIK-i peadirektori Magnus Valdemar Saarel. Ma korra ühe küsimuse, ma teeksin sellepärast ei vastatud. Kui me ei saa kohe küsida, siis kui pikk on esituse aeg ja kui pikk on küsimuste aeg? Sellise juhul. Kõik küsimused, mis teil on, saavad täna vastatud. Aitäh! Inimesed on pikalt vastsega, aga teil korraldajana peaks olema mingi ajaraam ametigi. Te olete ju ettekandjatele öelnud, sinu aeg võiks olla nii pikk, sinu nii pikk, et hetkel peaksid teadma, kui kaua on meil aegu küsimusi esitada, vastuseid kuulata. Või teil on vihasti korraldatud nii suure raha juures? Aitäh selle kommentaari eest. Kõik küsimused saavad vastatud, mis tähendab seda, et peale seda, kui ettekanded on peetud, saate te küsimusi esitada. Aitäh! Selge. Tahaksin nüüd juhtida tähelepanu väga olulisele asjale, millest meil oli ka eelmisel aastal juttu istungil ja milles oli tookord põhiprobleem. Põhiprobleem oli selles, et ühtegi materjali ei olnud ette antud, et mille üle üldse arutletakse. Me ei ole täna tulnud kokku siia selleks, et teie ettekandeid kuulata, vaid me oleme tulnud arutama sisulist
seda arutelu ei saa olla. Millel põhineb arutelu? Meil on infoajastu. Kuidas me saame infost? Ma saan aru, et olete otsustanud võtta koosoleku juhtimise enda peale, tulnud enda mikrofonist ja paraku läheneme praegu edasi selle kavaga, sest ma eeldan, et te tegelikult kõik tahaksite kuulda, mida on Kaitseinvesteeringute Keskusel NATO hindamisel ja saabunud ettepanekud, mida meil teile rääkida on. Ja siis me saame jätkata juba diskussiooniga, kus te saate oma küsimused meile esitada. Eks? Tere õhtust, minu on Timo Kalaus, ma olen Virumaalt. Tere õhtust. Kuidas te ütlesite Kaitseinvesteeringute Keskus, mida te kaitsete? Demokraatiat, jah? Rahvavõim. Kui see rahvas ütleb, et on nii, siis te võiks neid kuulda võtta. Või kuidas? Teeme rahvahääletuse. See ei ole rahvahääletuse koosolek, vaid selle koosolekul tulenevalt eelnõu menetlemise korras on oma kord. Ja te saate kõikidele küsimustele, mida te küsite, omal õigel ajal vastused. Ma paluksin Magnus Valdemar Saar ja kui oleks võimalik, et vähemalt mõnda aega te kohe oma küsimustega esitujatele sisse ei sõidaks. Jaa, saan aru. Aitäh. Tervist, minu nimi on Rasmus Vaher. Kui Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus alustab, siis mul on teile üks palve. Palun defineerige, mis on riik sellele samale rahvale siin. See on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja te peate une pealt teadma, mis või kes on riik. Palun nüüd sellele rahvale see definitsioon välja tuua. See on asi, mida president keeldub rääkimast, mida Riigikogu keeldub rääkimast. Äkki teie olete julge ja ma lähen ikkagi oma jutupunktiga edasi. Ma olen võtnud kaasa terve hulga eksperte ja spetsialiste, kes teevad teile asjakohast arutelud. Meil jääb piisavalt aega siin aruteluks nii saali sees kui ka eraviisiliselt pärast küsimusteks. Mis ma tegelikult ise öelda tahtsin, visite muidugi lainelt mu välja, aga mis ma tegelikult öelda tahtsin, et olimata sellest, et meie suhted omavahel on äärmiselt pingelised olnud juba mõnda aega, siis mul on tegelikult ikkagi alati hea meel siia Lõuna-Eestisse tulla. Ma olin viimati siin ühe ettevõtlusele suunatud päeva raames ja tegelikult olen suve jooksul ka mitu korda käinud ja nüüd sügisel ka. Nii et minul on alati hea meel siia teie ette tulla, eksperdid kaasa võtta ja ma tahan öelda teile aitäh, et te tänase õhtul tulnud olete ja aitäh sellest, et riigikaitses sellist koormat kannate. Minu poolt kõik, aitäh. Me ei ole sellega nõus, me ei ole sellega nõus, mida meile peale pannakse. Huvitab see kedagi või? Nagu tegelikult juba mitu korda ma ütlesin ja ka Saar ütles, me oleme täna siin selleks, et teie küsimusele vastata. Laske meil kõigepealt teile oma ettekanded ette kanda ja siis saate te kõigile küsimustele vastused. Ma palun, Elari Kalmaru, räägi väike kokkuvõtlik ülevaade Nursipalu arenduse protsessist. Aitäh. Maika Liiduma ette Jüri Mustav, ma ikkagi juhin veel kord tähelepanu sellele väga olulisele küsimusele, mida me täna üldse arutame. Me oleme saanud dokumentidega tutvuda, niivõrd kuivõrd, need on olnud tegelikult Kaitseinvesteeringute Keskuse lehel suhteliselt peidetud, on vaja palju osavust, et neid leida. Aga mida me arutame? Kus on ettepanekud, kus on nendele vastused? Palun, on need teil näha? Ja aitäh selle tähelepanuke eest, aga me jõuamegi ja ettekandjast räägime. Nii, tere ka minu poolt. Ma annan tegelikult selliselt lühidalt ülevaated, mida me siis selle 2 aastaga oleme teinud. Nursipalu harjutusväli on juba laiendatud. Teise Vabariigi Valitsuse korraldusega, selle eelnõuga, millega te olete saanud tutvuda, me täpsustasime harjutusvälja piire, pluss tegime siis erinevad keskkonnauuringud. Kui keskkonnauuringutest detailsemalt või rääkida, siis me neid uuringuid oleme läbi viinud päris mitmed.
Antud slaidil on kajastatud need uuringud, mis meil on juba lõppenud, et esimese korraldusega siis oli meil keskkonna ülevaade, Natura eelhindamine, metsiste inventuurid, teiste linnuliikide inventuurid, oleme läbi viinud õhukvaliteedi seire õppuste ajal, müra modelleerimise, mida me suvel teile tutvustasime, palu-karukellade ekspertarvamuse, põhja- ja pinnavee seirekavad ja arheoloogiline uuring. Need on need tehtud uuringud, mis on läbi. Nüüd me oleme ehitanud, tähendab me Nursipalu idalaskeväljal peal me oleme lepingu sõlminud ehitusfirmaga, kes siis hakkab idalaskeväljal teid rajama ja raadatud ala siis laskeväljaks muutma. Minu enda jaoks kõige suurem üllatus ongi selle ehituslepingu käigus see, et see raadatud ala on endine nõukogude aja tankipolügoon, kus siis on väga palju tulnud lõhkemata lõhkekehi välja. Me oleme tänase päeva seisuga üle 1700 lõhkekeha leidnud sealt. Sellel nädalal läheb edasi lõhkekehade otsimine teede koridoridest. Ja kahjuks ma pean seda ütlema, et ilmselt tuleb ka sealt lõhkekehi välja. Nii, mis meil töös praegult on? Töös on samuti palju erinevaid keskkonnatöid, on kotkaste telemeetria, konnakotkaste pesade otsimine väljaspool harjutusväljasid, metsiste stressiuuring, vooluveekogude taastamiskavad, Toonekurele pesapaikade otsimine, metsiste kompenseerimismeetmed, aga kui teil on pärast nende tööde kohta rohkem küsimusi, siis saate küsida. Kas objektiivsed vastused? Aitäh! Küsida ikka meil. Nagu öeldud, te saate kõik oma küsimused küsitud, aga kolonel Mati Tiker. Tere õhtust! Ka ma ei võta palju aega oma esitlusega, et teile jääks rohkem aega küsimusteks ja vastusteks. Ja selle paari aasta jooksul olen ma ka käinud teie ees juba korduvalt, paljud on tuttavad näod ja seetõttu ma kõigest ei räägi, mis ma varem olen rääkinud. Aga üks põhimõte, millest Kaitsevägi lähtub oma tegevuste planeerimisel, me nimetame seda punase pliiatsi põhimõtteks, et tuleb alustada punase pliiatsiga. Mis tähendab, punase pliiatsiga me joonistame vastast, et ilma temata ju meid ei olekski vaja. Ja kui maailmas oleks rahu, siis ma oleks esimeste seas, kes koju läheks. Aga mingi juba... Kui oleks rahu, aga te kõik teate... Aga meil on ju rahu. Euroopas käib sõda 3. aastat. Ma tahaksin nii palju öelda siia juurde, et tulen, kui räägitud rahu on, täna meil Eestis on tõesti rahu. Me tahame, et see ka kehtiks. Ja kui vaadata natukese ajalukku tagasi, ma nüüd kaldun natukese kõrvale, aga kuna see teema sinna läheb, siis palun lubage mulle see minut. Et 1944. aastal näiteks meie endine peaminister Jüri Uluots ütles, et viimase 1000 aasta jooksul on
meid ida poolt rünnatud 40 korda. Et miks te arvate, et seda enam ei juhtu? Seda enam, et meie idanaaber praegu peab sõda ja on selgelt väljendanud, et ta tahab oma mõjusfääri laiendada. Ehk siis, ma ei taha vastasest rääkida palju rohkem, sest et faktid räägivad iseenda eest. Millest ma tahan rääkida on see, et miks meil seda harjutust välja vaja. Aeg areneb, kaitsevägi areneb ka, vastane ka areneb. Ja me ei saa kunagi suureks oma arvult. Ja seda olulisem on meie jaoks saada paremaks kvaliteedilt ja oma väljaõppelt. Kaitsevägi ostab või saab, riik ostab Eesti Kaitseväele uut varustust, tehnikat ja me peame olema kogenud selle kasutamises. Miks? Sellepärast, et need on meie enda pojad, kes Eesti Kaitseväes teenivad ja on vajadusel siis seda riiki oma elu hinnaga ka kaitsma. Me tahame seda, et nad kõik tuleksid tagasi ja me ju tahame, et nad tuleksid tagasi eluga. Ja selleks ongi meil vaja, et nad oskaksid oma sõjaaja ülesandeid kaitsta Eestit, Eesti pinnal nii hästi kui võimalik. NATO-t kaitstakse ju, nad ei ole kuulnud. Meie kuulub ka NATO-sse, Eesti kuulub ka NATO-sse. Kui me kaitseme ennast, siis neid hävitatakse, mitte meie kaitse. Ma räägingi, kõik, mis ma olen rääkinud praegu, on väga ausalt räägitud. Nagu ma ütlesin, kui maailmas valitseks rahu, läheksin mina esimesena koju ära. Kahjuks ei ole nii, et kui te vaatate natukese kaugemale Eesti piiridest, kui te vaatate natukese kaugemale ajast tagasi, siis te näete, et rahu on ajutine. Aga me tahame, et ta kestaks võimalikult kaua. Rahu saavutatakse diplomaatiaga, mitte pommidega. Ja kahuritega. Ja nüüd, sest et nagu te aru saate, iga ettekande järel väheneb aeg, mida te peate ootama, et oma küsimusi esitada. Vaatame ettekanded edasi, teeme nüüd kokkuvõtte sellest, milline on olnud siis nende ettepanekute, ülevaade nendest ettepanekutest, mis 8. novembriks sellele täna arutatavale eelnõule saabusid. Ja palun Kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja Lauri Kreisi siia. Tere õhtust minu poolt, samamoodi teen võimalikult lühidalt ja tegelikult kõik, mis ma räägin, on sisuliselt kokkuvõttev vastus osadele küsimustele, mis küsiti, selleks, et levinud vastused saaksid juba enne vastuse ja siis saaksime jätkata. Nüüd üldplaanis kogu selle perioodi jooksul laekus siis küsimusi 11 erinevalt isikut või asutuselt. Olen kuidas neid grupeerida, aga kokku saab öelda, et on 69 küsimust, sest kõik kirjad ei olnud nummerdatud, seal tuli need sisuliselt lahti võtta, 69 küsimust ja me vaatasime siis ettepanekuid. Nüüd nendest, et me saaksime teile öelda seda, et kui jätta kõrvale küsimused ja asjad, mis ei olnud ettepanekud, see ettepanekutest umbes 52% olid siis osaliselt arvestatud või arvestatud ja siis ülejäänud olid sellised, milliste ettepanekutega me arvestada ei saanud. Ma vastan ka ära sellele küsimusele, mis siin üles tuli, tegelikult vastasime ka eelmine aasta, et miks ei ole praegu teie küsimusi teie ees, eks ju. Samamoodi nagu eelmisel aastal, me soovime, et see oleks võimalikult selgelt ja terviklikult teile esitatud, muu hulgas nende küsimustega, mis täna siin võivad üles tulla. Ja sellepärast ei ole seda faili veel välja saadetud, et kui üks kord faili välja saadame, siis oleks võimalik ka lisada sinna neid küsimusi, mis täna tulevad ja neile vastata. Kui me oleksime pannud need teile täna seina peale, siis esimene tund 30 oleks olnud niimoodi, et ühte suurt Exceli tabelit ja kõik tulete ja kordamööda loete siin seinal. Väga palju ajakulu ja siis ülejäänud küsimusi ei tulegi. Kui me oleksime saatnud enne juba faili välja ja siis täiendanud, siis on mitu erinevat versiooni ja inimestel on ebaselgus, et milline on siis see õige vastuste tabel.
Nendel põhjustel me oleme siis teinud seda niimoodi, et me vastame teie küsimustele juba ka ennetavalt ja siin ruumis, aga selle tabeli, nii nagu ka eelmisel aastal, saadame hiljemalt 29. november, niimoodi, et oleks... Korrektne oleks olnud niiviisi, et see tabel oleks olnud inimestele loetav juba nädal tagasi, see oleks olnud avalikult teie lehel üleval. Nii on korrektne, nii nagu detailplaneeringu puhul, mida me arutame, kui meil ei ole seda näha. Tagant järgi. Arvestades seda harjutusvälja ja see on õige küsimus, et miks ei olnud, eks ju, miks ei olnud tabel pikalt ette. Nädal aega tagasi ei olnud tabelit. Miks ei olnud seda päev? Teie küsimused. Mitte tabel, vaid ka kõik ettepanekud, et inimesed saaksid tugeda, mis ettepanekud on tehtud. Te ütlete, te võtsite seal 52 ja mida te ei saa arvestada, kuulge mille alusel? Alus on siis see, et mille osas me saame öelda, et see on ettepanek ja kas on võimalik sellega arvestada. Nüüd, kui te küsite, miks mitte nädal enne, siis see harjutusvälja laiendamise ajaraam on jätkuvalt selline, et nädal enne ei olnud tabelit. Teie kõikide ettepanekud tuli põhjalikult läbi töötada mitmete ekspertide koostöös, kontrollida fakte, see kõik võtab aega. Kes ei hindab seda, mis on ettepanek ja mis ei kvalifitseeru ettepanek? Te saate seda ka ise hinnata. Kõik teiega küsimused... Teile ütlete, et pooled ettepanek te ei arvesta. Mis õigusega te poole ei arvesta? See on tavapärane selline õigusena protsess. See, kes... Jah, see on tavapärane, on küll. Sellist asja tihti ei tehta, väga tihti ei tehta. Seda tihti ei tehta, pooled lükatakse lihtsalt laualt minema. Mida tihti ei tehta, on see, et selliseid asju nii avalikult arutatakse läbi. Mida tehakse... Nii avalikult ei arutata, siin enamus asjaks aastaks 75 aastaks. Ja te praegu väljendate ennast niimoodi, et teil on endal ka üllatus, et selline arutelu on isegi juba nii avalikult saanud. Ei, ta ei ole mitte üllatus. See, et me oleme täna siin, on tegelikult ka meie enda loodud. See, et avalik istung... Ma näen teie üllatunud nägu, et te ise hea meelega salastaksite. Aga te ütlesite tegelikult ka väga õigesti selle, eks ju, et suur osa riigikaitsest, see lause, et 75% on salastatud. Väga õige on see, et riigikaitses info suur osa on salastatud ja selleks, et seda tuua avalikusete, on eraldi raskus. Ja see... Väga, mina küsisin enne vastuse, defineeriga, mis on riik. Minule kaitsepolitsei salastas 75 aastaks selle vastuse. Äkki teie ütlete siin praegu mikrofonis välja selle. Te kaitsete riiki ja te ei suuda selgeks teha, mis või kes on riik. Ma annan teile sellise üldsõnese vastuse, riik aga palun, see on 0 punkt, hakkame sellest pihta, mida te kaitsete ja kes te siin olete. Riik on Eesti rahva organiseeritud vorm. Ja selle vastus ei ole. Suurem osa riigist oleme meie. Aga see on see sama rahvas, kui te ütlesite, et pooled lükata laualt minema, sest pooli ettepanekut ei arvestanud. Te räägite sellest samast rahvast ikka. Ja ma ütlen seda ausalt, eks ju, et me ei saa kõik... Ei, ma täitsa usun. Te räägite ka ausalt. Te ausalt tunnistasite, et lükkasite pooled ettepanekud laualt minema. Kuna nad ei kvalifitseerunud teie arvates ettepanekuteks. Ja ka Eesti rahva osas, eks ju, me peame arvestama sellega, et ka kogu Eesti rahvas ei ole siin, ka teie kõik ei ole täpselt üks grupp. Osad teist on kindlasti veendunud, et harjutusvälja mitte mingil juhul ei tohiks teha, mitte kunagi pole poolt. Osad teist on kahe vahel, teil on siirad mured mingid asjade osas, harjutusvälja osas. Olgu see vee kvaliteet, olgu see keskkond. Osad teist võivad olla toetavad, aga tahavad teada, kuidas seda tehakse. Tõenäoliselt see osa teist täna kätt üles ei tõsta ja sõna võtta ei julge, eks. Me tahame teile kõigile küsimustele vastata, kui teile sobib, siis ma võtan üle küsimused hiljem ja jätkame levinumate küsimuste vastustega ja kui ei taha ei ole kuulda, siis palun ka öelda. Härra tõste palun hiljem uuesti käsi ja ma saan hea meelega vastata. Marka, prooviksime minna selles võtmes, et me teeme ettekanded ära, mitte nii, et vaid teie käes on mikrofon ja teised näiteks ei saa. Ehk et kõigil on õigus saada pärast mikrofoni. Mitte nii, et sa oled oma mikrofoniga. Ma ei ole saanud vastust, ma küsin sellepärast uuesti. 8. oli kuupäev, kui oli ettepanekute esitamise tähtaeg. Täna on mitmes? 25. Mitu inimest on Kaitseministeeriumis tööl?
ja Riigikaitseinvesteeringute Keskuses. Kas te ei ole suutnud selle oma töötajatega panna neid küsimusi tabelisse ja näiteks päev varemgi avalikustada, et me inimesed teaks, mille üle me arutame? Rahvas, mis te arvate, kas me saame arutada asjade üle, mille sisu me ei tea? Ei saa! Proua Liiva, te olete selle aasta jooksul Kaitseministeeriumi valitsemisele esitanud 37 teabenõuet, see on peaaegu üks nädal. Jätame võimalusega teistel inimestel küsida, kes ei ole nii palju saanud olla kaasatud. Aga kui palju talle vastatud on? Kui palju talle vastatud on? Me vastame kõikidele küsimustele nii hästi kui oskame, nii palju kui ostame. Aga sellepärast võtakski ära kõige levinumad küsimused ja ära tõsta. 37 teabenõuet peeti. Saate teile aru, millest me praegu räägime? Rahvas nõuab praegu. Et te näitaksite meile siis kaarti seina peale, missugused maad arvati välja, missugused tulid juurde. Konkreetselt, selgelt. On teil see kaart olemas? Vaadake, see inimene, kellel mikrofoni ei saa ka öelda, et tema on täitsa rahvas. Kui me vaatame üldise Eesti uuringu, 69% Eesti inimestest toetab harjutusväljade laiendamist, 55% Teie ei ole ka riik, teie ei ole ka riik, jätke endale see meelde. Jah. Sellega olen ka täiesti nõus, teil on õigus, ei ole riik. Nüüd ma katan ära, lühiloetel on teil juba ees, need inimesed, kes tegelikult tahtsid slaidile vaadata, nägid, mis on peamised teemad, ja ma katan ära levinumad küsimused, või sellised suuremad küsimused, mis õiguses olid, ja hiljem muidugi te saate teisi õiguslikke küsimusi ka küsida, aga need on kohe algusel. Esimesed vastuväited olid seoses Natura eelhinnanguga ja siis sellest lähtuvalt Natura asjakohasest hindamisest. See Natura eelhinnangu kriitika oli erinev, kas ekspert ei olnud ekspert või meetodid olid valed või kõiki asju ei uuritud, mis oleks vaja olnud. Ja seetõttu siis Natura asjakohast hindamist, mis me täna arutame, ei saaks arutada. Ja ma selles osas annan teile vastuse, mis kindlasti teile ei meeldi, aga see annab teile aru saama, et kus me täna õiguslikult oleme. Nüüd eelhinnang, selle heakskiit läbis eelmisel aastal oma protsessi ja jõudis finišisse. See töötati välja eksperdi poolt, see avalikustati, kõik teist saite seda lugeda, arvamust avaldada siin 20. oktoobril 2023 küsisite küsimusi ja seejärel eelhinnang koos esimese paketiga esitati valitsusele, kus see 20. oktoobril heaks kiideti. Ehk siis selles küsimus, kas eelhinnang on pädev, täna ei ole palju asja. Täna, kus seda arutatakse, nagu osad teist teavad, täna arutatakse seda kohtuvaidluses, et kohtu juhtimisel ja tempos arutatakse see küsimus kohtus. Ja sellepärast ma ette ütlen, et kui te küsite mult Natura eelhinnangu kohta, siis selle vaikiv selline üldine vastus peaaegu kõikidele küsimustele on see, et eksperdid, kes selle koostasid, vastavad looduskaitseseaduses sätestatud tingimustele just ekspertidele Natura hinnangu ja osas. See koostati lähtuvalt Euroopa Liidu vastavate juhendmaterjalidele ja kooskõlastati Keskkonnaametiga, ehk siis see on läbinud kõik need sammud, mis selline hinnang läbima peaks. Nüüd teine plokk küsimusi oli välispiiri pikkuse osas, oli see paar väidet, et mingid numbrid või andmed on valed, meie ei ole tuvastanud, et numbreid valesti oleks, kui keegi saab seda siin tõestada, siis tooge palun küsimustena välja, aga meie lähtume eeldusest, et need numbrid, mis tänasel korralduse eelnõus on õiged. Kas äkki maksuraha läheb valesse kohta, kui väljaspool harjutusvälja ostetakse, siis see kokkuleppel omanikuga ja kui see on loogiline näiteks selle jaoks, et viia harjutusvälja piir sinna, kus on tee või trass, ja me saame endale kinnitada, et riigikaitseline vajadus on ka täidetud, näiteks ta suurendab laskmiste ohutust. Sellisel juhul neid väljaspoolt ostetakse. Ja siis ühe olulise asja, mis ka rõhutan, sest siin on sotsiaalmeedias olnud küsimust üleval, et mis see harjutusvälja piir siis täna on.
on väidetud, et harjutusvälja ei ole veel laiendatud. Ja nüüd saades aru, et ei saa ainult minu sõna uskuda, esiteks ma ütlen, harjutusväli täna on see üle 9000 hektari. Te ei pea selleks uskuma mind, te võite minna Riigi Teataja lehele, ma võtsin sellest välja võtta teile, kus te saate vaadata, see on enne kui keegi kritiseerib, siit on väga suur osa korraldusest vahepealt, eks ju, välja võtta Riigi Teatajast. 3 punast kasti selleks, et leida kiiresti üles endale järele. Punane kast kõige ülemine ütleb, et valitsus võttis korralduse vastu 20. oktoobril 2023. Teine punane kast ütleb, et valitsus otsustas midagi teha. 3. punane kast ütleb, et üks asjadest, mida valitsus otsustas teha 23. aasta oktoobris, oli laiendada harjutusvälja piiri. Ja kui te nüüd loete ülejäänud teksti sealt lõpuni, siis te näete, et see hektarite suurus on see, mis ta täna on. Ja miks ma seda teile kõike kirjeldan, sest on väidetud, et harjutusvälja ei ole veel juriidiliselt laiendatud. On küll, täna arutame seda, et kas selle laiendatud harjutusvälja sees saab ehitada uusi laskealasid ja kas saab kasutada kõiki relvi, mis plaanis on. Ja sellepärast ma seda kirjeldan, et muidu võib olla meie mõnest vastusega risti minna, kui teie räägite, öeldes, et harjutusväli peaks olema 3000 hektarit. Ma olen sunnitud praegu katkestama, sest siin on nii palju valeväiteid olnud, et ma ei saa lihtsalt lasta seda juttu teil lihtsalt edasi rääkida. Aga öelge... No näiteks see viimane asi, te ütlete, et piir on kehtestatud, aga te jätate ütlemata, et seal all natukene, kui kerida, siis seal on kirjas, et piir ei ole paigas, see muutub. Te ainult valetate, kuidas me saame arutada asju inimestega, kes tulevad meie ette ja valetavad, vassivad ja esitavad meile väärinfot. Kohe alguses te ütlesite, et keskkonnamõjude hindajad on justkui need, kellel on kogu see vastutus, mis siis sellest tuleb. See on jällegi väärinfo, sellepärast, et teie annate keskkonnamõjude hindajale ülesande ja nemad teevad selle ülesande, selle järgi, mida teie olete neile andnud ja pärast ütlete, et selle mõjude hindamise põhjal negatiivsed mõjud puuduvad, et selline skeemitamine ja valetamine käib teie tasandil, siis ei ole ju võimalik teiega midagi üldse arutada. Yes, siin oli 2 minutit. Esiteks, see on väljavõte Riigi Teatajast. Seal selles korralduses on kirjas lause, et on väga võimalik, et korrigeeritakse piiri, mida nüüd ka tehakse. Aga täna kehtib harjutusväli nendes numbrites, mis seal alates punasest joonest kirjas on. See ei ole niimoodi, et keegi pehti kirjutas üles, on Riigi Teataja sisu. Ja teised küsimused on seoses sama eelhinnanguga, mis jällegi ekspert vastab seaduse nõuetele. Tehti vastavalt seadusele. Lähtuti Euroopa Liidu juhendmaterjalidest, kooskõlastati, otsustati nende asutuste poolt, kellel selleks pädevus on. Mis on eksperdi nimi? Mis on eksperdi nimi? Jah, te ütlesite, et ekspert kinnitas. Mis on selle eksperdi nimi? Ees- ja perekonna nimi. Ekspertide andmed peaksid olema ka seal eelmises... Peaksid olema või on? Peast ausalt öeldes ei ütle, saate sealt üle kontrollida. Kas me saame selle 30 sekundiga selgeks teha? 30 sekundiga, et ma hakkan kuuge... Ja, teeme kõik koos, ja me tahame selle eksperdi nime. Teil on muidugi saate võimalust kasutada, ma annaks sõna järgmisele ettekandjale, ma panin 2 kindlasti meeles. Siis te saate kohe kuulata ja pärast ütlete teile, aitäh. Ja nüüd siis vaatame üle ka keskkonna teemalised ettekanded, kuulame üle. Kõigepealt siis Nursipalu harjutusele laiendamise ja planeeritud tegevuste Natura asjakoha. Tervist, mina olen Kaile Ešbaum Hendriksoni koost siis ja mina olen siis Natura ekspert ja tutvustan teile läbi viidud Natura asjakohast hindamist. Millistest tingimustest te lähtusite hindamisel, Natura alade hindamisel? Ma teen oma ettekande ära, siis te võib-olla saate juba nendele küsimustele vastused. Me oleme kursis sellega, aga ei ole vastuseid saanud. Alustan siis sellest, et asjakohase hindamise sisuliselt koostasime. Asjakohase hindamises on meil ka nii-öelda osaliste nimekiri pikem, aga sisuliselt koostasime siis selle mina, Natura hindamise eksperdi zooloogina ja Renno Nellis, kes on siis linnustiku ekspert.
Kõigepealt ma paari sõnaga ütlen ära Natura hindamise põhimõtteid, et inimestel, kes ei ole hindamisprotsessiga väga lähedalt tuttavad, on võib-olla raske aru saada, miks ma sellest kõigest räägin ja millega me tegeleme üldse Natura hindamise raames. Ehk siis Natura hindamine on siis rahvusvahelisele kaitsealade võrgustikule mõju hindamine, mis käib erineva protseduuri kohaselt, ehk siis Natura hindamine on täiesti Eesti siseriiklike kaitsealade mõju hindamisest teistsuguse protseduuriga. Hinnatakse siis konkreetselt nendele aladele, võrgustikule ja Natura 2000 võrgustiku linnu- ja loodusaladele ja nende siis kaitse-eesmärkidele mõjusid. Ja tegevusi ei tohi ellu viia, kui ei ole veendutud selles, et mõju puudub Natura alade kaitse-eesmärkidele. Ja siis ma põgusalt veel ütlen ära, et Natura hindamine on etapiviisiline. Te kõik olete ilmselt teadlikud sellest, et läbi on viidud eelhindamine, mis siis viidi läbi eelmisel aastal ja selle põhjal siis selle tulemustest lähtuvalt minnakse edasi vajadusel asjakohasesse hindamisse, kus siis hinnatakse neid mõjusid täpsemalt, mida on vaja, nendele aladele, millele on vaja ja vajadusel siis leevendavaid meetmeid seatakse. Ja siis järgmine, kolmas etapp on erandi tegemine. See on siis juhul, kui me ei saa välistada Natura eesmärkidele ebasoodsaid mõjusid ja sel juhul tuleb siis mõjud hüvitada. Praegu me siis räägime asjakohasest hindamisest. Ma selgitan nüüd, või ma nüüd annan ülevaate siis, mida meie oma hindamises tegime. Ja see on tavapärane, ma annan ülevaate ära ja pärast siis küsimuste voor tuleb pärast. Ehk siis me räägime asjakohasest hindamisest, mida me tegime, mille aluseks on siis algatatud, on ta siis Kaitseväe vastava korraldusega, Nursipalu harjutusvälja laiendamise korraldusega ja see siis tugineb eelhindamise tulemustele ja eelhindamine jõudis järeldusele, et 3 Natura alale tuleb läbi viia Natura hindamine. See on siis Haanja ja Karula linnualad, mis ei ole Nursipalu harjutusvälja alal ja siis Timmase loodusalale, mis on siis harjutusvälja enda alal. Aga kavandatavad tegevuse osas te teate, aga ma toon võib-olla, et Natura hindamises, millele me keskendusime, oligi need tegevused, siis, mille osas eelhindamine leidis, et mõju on vaja hinnata, ehk siis raadamine, ehitustegevus ja siis harjutustegevus ise, siis see müra situatsioon. Ehk siis harjutuseks kasutatav päevade arv on aastas siis umbes 250, aktiivsel kasutus jaanuarist mai lõpuni ja augustist septembrini. Ja kui me nüüd räägime sellest, et me pidime hindama 3 alale esialgselt, siis tegelikult Timmase loodusalale me Natura asjakohast hindamist siiski alust läbi viia ei olnud, me ei teinud seda. Ja seda põhjusel, et eelhindamine leidis, et ebasoodsat mõju loodusalale ei saa välistada juhul, kui Timmase loodusalale rajatakse truupsild. Kuna aga truupsilla lahendusest on loobutud, siis me seda ei pidanud ka seda hindama nii-öelda. Aga kui me räägime hindamistest, mille me siis läbi viisime, siis ma kõigepealt tutvustan Haanja linnuala Natura asjakohast hindamist. Nagu siin näha on kaardi peal, et tegemist on siis väga ulatusliku linnualaga, mis siis asub oma kõige lähemas punktis alla kilomeetri kaugusel harjutusvälja alast. Ja eelhindamise tulemus siis ütles, et
negatiivset mõju ei saa välistada 4 linnuala liigile, need on rästas roolind, viupart, sinikalpart ja rukkirääk ja vabandust, aga ma pean jälle ma sooviks väga teada, te olete tellinud või teinud selle töö, 2 eksperdi poolt on tehtud ja seal oli ka näitamata ka 5 sõjanduseksperti oli kaasatud. Ma tahan küsida, kes tellis teie käest töö? Nagu tavapäraselt tellis töö, või no ühesõnaga Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tellis selle töö ja see on üsna tavapärane protsess, et arendaja tellib neid töid, ehk siis meie viisime läbi selle hindamise, mis siis oli meil nii-öelda tellitud ja mille Natura eelhindamine oli siis. Ja Kaitseinvesteeringute Keskus andis teile töö ülesande? Jah, aga see tugines Natura eelhindamisel, mida eelhindamise käigus siis oli välja selgitatud. Aga ma nüüd läheksin edasi. Aga saate aru, me oleme töölt tulnud inimesed peale tööpäeva lõppu siin, oleme tulnud kuulama, see ei ole üldse asjakohane praegu. See Natura ja Karula on teisejärgulised, kui tegelikult Timmasele jäeti mõju hindamata, mis on ala sees. Et jällegi inimestele räägitakse valeinfot, öeldakse, et meie oleme eksperdid, me tegime tööd, jah, te tegite oma töö ära, mis teid saite selle eest palga ja... Proua Niiva, te ütlesite, et te olete tulnud kuulama. Kuulame siis ettekandja ära ja siis... Me tuleme arutama. Ma saan aru, et Natura hindamine tavaliselt ei olegi teema, mis inimesi nii väga huvitaks. Huvitab, aga see, kuidas seda läbi viidud on, see ei ole aktsepteeritav. Ja inimeste elud, aga mina räägin praegu loodusest ja Aga inimesed on looduse osa. Inimene ei olegi loodus. Laske mul palun nüüd edasi minna. Rääkige asjast, ärge ajage mingit pada meile. Ühesõnaga, eelhindamise tulemustel siis leiti need liigid, millele oli mõne Natura hindamise. Ma tahtsin küsida, kas ja see on täitsa tavaline. Kas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus valis teid välja hanke korras? Jah, just nii oli, jah. Hanke korras. Kus see hanke üleval oli? See on süsteemides üleval. Miks ta avalikustatud ei olnud? Palun laseme ettekandjad oma ettekande ära teha ja kõik küsimused tulevad ja vastused ka. Väga hea, me vaatame jooksvalt. Ehk siis me Natura hindamisel siis vaatasime müra situatsiooni ja hindasime siis haan- ja linnuala nendele liikidele, mille ma välja tõin. Ja võtsime siis mürauuringu tulemused aluseks ja vaatasime siis ühesõnaga hindamisel me keskendusime suurõppuste müra olukorra, müra modelleerimise tulemustele ja vaadata nii-öelda seda halvimat olukorda. Ja mürauuringu tulemused siis näitasid seda, et müra levib haan- ja linnualale, siis siia haan- ja linnuala piirile 65 detsibelli, siia ja siis on 60, 50 ja 45 detsibelli jooned siin ka näha. See ei ole ju reaalne. Ja see täpselt... Siis ei ole reaalsus. Ja täpselt nii see ongi modelleeritud tulemused ja seda võetakse ka arvesse, see on tavapärane praktika. Aga tegelikkus on ju teine. Reaalsus on teine. Paberile võib joonistada igal see on tavapärane praktika, et võetakse müra modelleerimise tulemused arveks hindamisel, et muidu me ei saaks ju millegi põhjal hinnatagi, et müra mõõtmised, need on juba teised asjad ja müra siis modelleerimisel niikuinii arvestatakse ka nii-öelda halvimat olukorda. Ehk siis see oli meie lähtekoht, mida me võtsime, siin on nüüd näha need liigid, mida me hindasime, siin võib-olla tekst on väike, aga need liigid on kõik Eestis ohuvälised, viupart on ohualdis ja osad nendest on kaitsestaatuseta jahilinnud ja kaitstav liik on nendest ainult rukkirääk. Ehk siis need ei ole väga tundlikud liigid ja mida me Natura hindamises veel vaatame, on alakaitse eesmärgid konkreetselt nende liikide kohta, ehk siis palju neid, ühesõnaga, mis siis täpselt on seatud sellele alale selle liigi jaoks.
ehk siis nii, siin on need ka toodud, on ju. Ja kui me vaatasime siis müra situatsiooni, et kuidas see lindudele jätkab müra tasemel. Modelleerimise jutu nagu korraks katki, et võtame reaalsest elust. Te panite selle kaardi ära, mis enne oli. Minu kodu on 300 meetrit sellest Haanja looduspargi Natura kaitsealast. Algab minu kodust 300 meetrit algab Haanja looduspark linnukaitseala. Reaalselt on niimoodi, et kui praegusel ajal käivad need kõige kõvemad kõmakad, kui on need kõige kõvemate kõmakatega päevad, siis ma näen, kuidas mul maja taga suurte puude otsast paugu järel tõuseb linnuparv ehmatudes õhku. Nad teevad seal metsa kohal tiiru ja siis, kui tuleb see hetkeline vaikus, nad laskuvad puu võradesse tagasi. Ja see võib tavapärane, et see võib nii olla. Et kui tehakse kaupu, siis linnud tõusevad lendu ja lendavad. Kas inimese tervise hävitamine on ka tavapärane? Käib ka iseenda perest selline lubatud läbi, et sõda läheb rütmist välja. 30. oktoobril saitsin mina Kaitseministeeriumi pressiesindajale meile kirja, kuna mul oli tõsine hirm oma koera pärast, sest suure pauku tulemusel ta läks täiesti paanikasse, lõõtsutas 40 minutit külili, silmad pahupidi. Ja minu kodu on praegusest Mulsipalu sellest laskealast 9 kilomeetrit. Tuleme nüüd Natura hiljem. Ja aga millest meie saame lähtuda, me ei saa lähtuda meie modelleeri midagi, vaid müra uuringu koostajad modelleeris. Aga meie saame lähtuda müra uuringust, mida modelleeritakse, me saame lähtuda Natura ala kaitse eesmärkidest ja lisaks peame me vaatama, et mida siis kirjutab teaduskirjandus, ehk siis me ei saa lähtuda sellest, mida keegi ütleb, me peame need asjad vaatama teaduskirjanduse põhjal, parima praktika põhjal, ehk siis kui me siis vaatasime neid müra tasemeid, siis lindudele häirivaks osutuvad, siis kõige ütleme militaarmüra ja inimtekkelise müra juures on need võetud ka linnustikule 63–80 detsibelli, aga meie võtsime siin isegi madalamad, ehk siis kirjanduse andmetel on võimalik ka leida häirivaid, et päevase eluviisiga lindudele siis alates 52 detsibellist võib olla häiriv müra ja öise eluviisiga 47 detsibelli. Kui me aga vaatame Rõuge või seda Haanja linnuala, siis need suurel osal linnualast need modelleerimise järgi need tasemed ei küündi olulise mõju, ületama seda olulist mõju, mille põhjal me võiks eeldada, et nendele liikidele, kes on tegelikult ikkagi sellised suhteliselt tavalised liigid või mitte väga tundlikud liigid, et nendel oleks oluline mõju. Jah. Ja Natura asjakohane hindamise juurde tulles veel, et me siis seal on selline oma protseduurika ja seal on siis kontrollküsimused, mis siis tuleb läbida ja nende põhjal ja siis kogu selle, ütleme, et see Natura hindamine, mida me läbi viisime, see on põhjalikumalt lahti kirjutatud, ma saan aru, et siin praegu ei ole see hetk, et võib-olla ühesõnaga, et põhjalikult olete sellega ilmselt palju tutvunud ja saate ka tutvuda siis aruandes, aga kokkuvõtlikult siis võime öelda seda, et meie ei tuvastanud, et linnualale oluline ebasoodne mõju oleks. Te ei saanudki seda tuvastada. Ja meie oma parima praktika ja teadmiste ja modelleerimistulemuste ja teaduskirjanduse alusel seda ei tuvastanud, et mõju saaks olla. Kui me räägime nüüd, et ka Natura hindamine oli avalikustamisel, sest Natura hindamise kohta ei tulnud meile sisulist tagasisidet, mille põhjal me oleks näiteks saanud midagi parendada,
et millegipärast see nii ei olnud. Ehk siis, et Haanja linnuala kohta me siis järeldasime, et ebasoodne mõju puudub, järgmiste etappi liikumine ei ole vajalik. Kas ja kuidas te hindasite lööklainete mõju lindudele ja loomadele? Kas te hindasite? Vabandust, ma tahaks väga küsida, sest te räägite pikalt, me saime teada, et linnupardile Haanjas mõju ei ole. Aga kuidas te kommenteerite seda, et Timmas on sisuliselt välja jäänud tasub seal keskel? Et see, mis praegu siin saalis toimub, on jälle selline keskkonnainfoga manipuleerimine, inimeste lollitamine. Viimase osas nagu ma ütlesin, et meie lähtusime sellest, et seda ma enne ka ütlesin, et meie ei teinud seda tööd, me ei hinnanud seda sellepärast, et eelhindamine ei näinud ette, nägi ette ainult selles olukorras, kui tehakse truupsild, aga seda sinna ei kavandatud ja meie seda hindama ei pidanud. Ma saan aru, teie ei pidanud seda tegema, aga Riigikaitseinvesteeringute Keskus telliski teile sellise tööd, ei pidanud seda tegema. Et järelikult see info, mis puudutab Natura hindamist, kõik see, mis meile siin räägitakse, see on poolik info, see ei kajasta tegelikult olukorda. Nii, nüüd lähme edasi siis Karula linnuala Natura asjakohase juurde. Karula ei huvita, meid huvitab Timmas. Ja, aga Timmase osas ma juba vastasin. Ja ma toon veel välja selle. Meil ei ole mõtet seda aega raisata, ei ole. Ma toon veel. Ma saan aru, et sa sooviksid ise koosoleku juhtida, aga teeme niimoodi, et teeme ettekande ära ja siis on õigus sul öelda, mida sa vastu arvad. Sa ei saa öelda, et sulle ei meeldi, siis ettekandja ei tohi kellele teha. See on meie kõigi aitäh. Siia meile selgeks teha, et kõik on hästi. Mulle tuleks me elame siin, teie siin ei ela, teie selline laulu nimi nagu Mats Alati on tubli mees. Ma annan teile 2 minutit aega. Otsime need laulusuunad edasi, mis julged ja tahab kaasa laulda. Kui me räägime kiiresti selle Karula asjaga ära, mille jaoks tegelikult tänane koosolek ka korraldati siia. Ei korraldatud, see korraldati. Siis te saate jätkata oma jutuga edasi üha kiiremini. Ehk siis Karula linnuala puhul oli ainult üks liik, millele me pidime hindama tegevuse mõju ja mõju tegevused, mis siis olid vaja läbi käia, oli raadamine ja ka harjutustegevused nii väikese kaliibriste kui suure kaliibriste relvadest laskmine ja harjutustegevused. Karula linnuala ise asub juba 4,7 kilomeetri kaugusel, aga kuna must toonekurg on siis liik, keda väga kriitilises seisus liik ja suure elualaga, eluterritooriumiga, koduterritooriumiga, siis eelhindamine ka nii leidis, et tuleb seda hinnata. Hetkel on siis 2-3 paari must toonekurgi, siin on need pesakohad umbes ka märgitud, kus ta Karulas siis pesitseb ja alakaitse eesmärgiks on siis see, et liigi elupaigad ja toitumisalad kaitsealal oleks säilinud ning kaitsealal pesitseks vähemalt 3 paari must toonekurgi. Kui me vaatame raadamist, siis ilmselgelt see jääb ju harjutusvälja piiresse, ja seda on kuni peaaegu 10 ruutkilomeetrit seal plaanitud. See on siis nendel viirutatud aladel siin ja seos siis võiks olla must toonekurraga läbi tema toitumisalade. Siin on toodud ka must toonekurrale põhimõtteliselt sobivad toitumiseks sobivad jõed, need tumedamad, paksemad jõed siin.
ja me teame ka, et nad käivad näiteks praeguse harjutusvälja piiril ja siinpool ka käivad siiski toitumas ka praegu. Ehk siis, aga kui me vaatame nüüd Natura, seda Karula musttoonekurgede siis kodupiirkonda, mis on siis GPS jälgimistega kurgede lennuteekondade põhjal tehtud, siis siin on näha, et et kui te jätkate siin seda valetamist, meil ei ole võimalik üldse mitte midagi arutada. Lähme ära koju, mis me teeme? Nii, räägime selle Karula otsa veel ära ja siis nii palju veel annetust. Ehk siis ühesõnaga raadamise puhul me saime aru, et Karula musttoonekurgade elupaik on õigurgade
jäävad siiski väljapoole Nursipalu ala, nad jäävad küll seal väärteo toitumas, aga põhipiirkonnad jäävad siis väljapoole siia Karula ja siis Karulast põhja poole. Ehk siis selles osas me mõju ei näinud. Samuti tuleb öelda, et väiksekaliibrilistest relvadest laskmine ja tavalise haridustegevuste tegemine jääb haridusvälja piiresse ja see ei mõjuta siis seal Karula linnuala sulgede esitamist. Karula linnuala suurekaliibrilistest relvadest suurõppuste nii-öelda külasündlusi, siis me näeme, et need ei ulatu linnualale olulisel määral ja siis see 45 detsibelli piir on siin ja 50 siin ja need ei ole siis need müratasemed, mis võiks siis linde häirida. Et seda me võime küll öelda, et need Karula mustnooled, kes käivad siin läänepool võitlumas aeg-ajalt, et need ilmselt valivad haridustegevuse ajal oma põhikodupiirkonnas võitlumiseks siis veekogusid, et seda küll, aga Karula linnuala piires me ei saa öelda, et oleks mingit sellist mõju, mis võiks linnuala kaitse eesmärke siis kahjustada. Ehk siis jällegi me ei eelda ebasoodsa mõju tekkimist, liidametsi puudub ja järgmise etapi liikumine ei ole vajalik. Natura asjakohane hindamine on siis Keskkonnaameti poolt ka kooskõlastatud ja on pandud avalikustamisele ja sellele on saanud tagasi. MTÜ esitas 9 lehekülge. Ja 9 lehekülge ettepanekut esitas MTÜ teile. 9 lehekülge. Miks te valetate? Millal oleks saanud siis teha, mida te oleksite saanud arvesse võtta, miks te valetate? Just. See on nii aeg, lihtsalt ise laulate oma kauni aja maha. Aitäh. Liigume siis nüüd edasi viimase ettekandmisega. Ja seejärel saate kõik oma küsimused esitada. Ja sinu sõstra mustad silmad ei avia unule, sest sinu sõstra mustad silmad on võitu minu südame silmes. Minu nimi on Anni ja mina siis tutvustan teile aruannet, mis keskendub Nursipalu harjutusvälja laiendamise mõjul kaitstavatele loodusobjektidele. Kui me räägime nüüd looduskeskkonnast, siis tehti 2 tööd. Üks oli Natura, see mida te just kuulasite, Natura aladele. Teine oli kaitstavatele loodusobjektidele, mis siis jäävad väljapoole Natura 2000 alasid. Ja see on siis selle aruande, mida mina tutvustan, selle sisu. Ja selle aruande siis lähtekoht või see töö lähteülesannes tugines eelmisel aastal koostatud keskkonnaülevaatel, sest et seal kaardistati ära need kaitstavad loodusobjektid, millel tuleb mõju täpsustada ja mis uuringuid on vaja teha, et me saaksime seda täiendava hindamise läbi viia. Kõigepealt siis selle aruande sisust, milline ta välja näeb, mida ta sisaldab. Esiteks on kirjeldatud kavandatud tegevust, millest Kairega ma räägin natukene juurde,
need laused, et need tööd on tehtud, neid ei ole vaja hinnata, need tööd on tehtud, neid ei ole vaja hinnata. No mida te seal hindasite enam? Need olid leevendusmeetmed osad, mis on pandud juba töösse. Ma ei jõuan selle võib-olla kuulata, siis ma selgitan teile täpsemalt. Ühesõnaga, see on selle aruande struktuur, kuna te jõudsite kõik lugeda, siis ma liigun edasi. Need on 3 põhilist alusuuringut, millel see aruanne tugines. Kõige olulisem neist on esimene, see MTÜ Kotka klubi koostatud linnustiku inventuur, kus siis kaardistati ära kõik võimalikud kotkad, kana, kullid ja musttoonekonna olemasolu jälgiti, siis uuriti, kas Nursipalu alal elust või kuidas tal läheb. Ja siin siis kaardi peal on näha see piir, kus siis linnustiku inventuur läbi viidi. Teine oluline uuring on Keskkonnaagentuuri korraldatud seire, kus on siis keskendus metsise mängudele, kus siis vaadati, kuidas läheb Nursipalus on mitu metsise mängu, vaadati, kuidas nende metsistel seal läheb ja kus siis vaadati, et kuidas kasvab metsise potentsiaalseid elupaiku veel. Ma rääkisin metsiste uuringuga ja edasi te võite seda aruandest täpsemalt ma võin teile rääkida hiljem sellest, kui ma olen ettekande ära teinud, me võime koos vaadata, ma saan näidata teile, tõesti peaks kõiki numbreid näidata. Ja viimane oluline, millest ka Kaile juba põgusalt rääkis, oli Nursipalus harjutusvälja laiendamise mürauuring, kus siis modelleeriti selle harjutusvälja kasutamise erinevaid stsenaariume. Need on need, millest meie lähtusime, et palun arvestage sellega, et meie oleme keskkonnaeksperdid, kes püüavad oma tööd teha nii hästi kui võimalik. Meile antud andmete põhjal, et pole vaja neid selle eest risti lüüa. Ma räägin nüüd edasi, millised on need olulised mõjutegurid, mis siis luubi alla sai võetud. Need on peamiselt 2 sorti. On arendamisaegsed, nagu varasemalt öeldi, ulatuslik raadamine, väga ulatuslik raadamine, millega hävivad sinna jäävad lindude igasuguste kaitsealuste liikide elupaigad, samamoodi kooslused ja kui me nüüd räägime raadamisest ehitustegevusest edasi, siis sellega kaasneb ka häiring, mis on eriti oluline lindude pesitsusajal. Ja kuigi, ma räägin elusloodusest praegu, ja kuigi kuivendust Nursipalu harjutusväljal ei ole kavandatud, siis ei ole välistatud üksikute kraavide rajamine. Ja kui need rajatakse tundlikesse kohtadesse, mida praegu ei ole veel kuivendatud, kus kuivendusmõju on nõrk, siis sellega kaasneb nende liigniiskete elupaikade kvaliteedi halvenemine. Nüüd, arendusaegsed tegurid üldjuhul on lokaalsed, see tähendab, et see, kus asi toimub ja selle ümbruses on see peamine mõju. Nüüd ma räägin kasutamisaegsetest mõjuteguritest. Relvade laskmine ja taktikaline tegevus. Taktikaline tegevus on siis see, kus inimeste viibimisega kaasneb häirimine ja relvade laskmisega kaasneb siis mürahäirimine ja nende aga me tahaksime rääkida nüüd inimesest ja tahaksime rääkida sellest, et tegelikult olete teie tulnud siia oma tingimusel, teatate meile, kuidas teie tahate, aga vaadake meil oma tingimusel. Me tegelikult peaks asi nii välja nägema, et me peaksime teiega läbi rääkima. Et me peaksime teiega läbi rääkima. Teie ütlete, mis teie soovite ja meie ütleme, kuidas meie tahame ja kuidas kogu lepime. Aitäh selle tähelepanu eest. Kasutamisaegsed tegurid on need, mille mõju ulatus on projektialast märgatavalt laiem. Siin on nüüd seesama mürahäiringu mõjuala täpsustamise olukord, millest Kaile rääkis. Mudeldati erinevaid variante lähtuvalt siis varasemast praktikast
siis keskmine kõige siis hullem nii-öelda võimalik olukord, mis on siis suur õppus, et see on keskmine päevane olukord, ma juhin sellele tähelepanu, see päev, ehk siis kogu päeva peale, sellepärast need ei kajastagi seda üksikut pauku. Ja siis selle järgi me saime piiritleda ära siis mürahäiriku mõjuala ja edasi, et alustada, kelle jaoks see müra siis häiriv on teada. Vabandust, mis te saate panna ka selle kalkulatsiooni, et kuidas te selle keskmise saite, mis oli kõige kõrge, mis kell, mis ajal, mis päeval? Ma usun, et te saate seda autokooli mürauuringu tööst konkreetselt täpsemalt lugeda, et kuidas see täpselt käis. Et seda uuringut meie ise ei teinud, meie saime selle aluseks. Ja siis me töötasime läbi hulga teadusartikleid selle jaoks, et aru saada, keda siis müra kõige rohkem häirib ja kindlasti inimesed on hästi nõus sellega, aga mina olen looduskaitseekspert, sellepärast mina räägin sellest, millest mina tean, millest ma räägin. Ja teaduskirjanduse palun ütelge, kuidas mõjub inimese tervisele ja millisel moel üle 50 detsibelliline müra? Ma ei ole terviseekspert. Aga see ei ole ühesõnaga seda, selle teaduskirjanduse põhjal saadi teada, et kõige tundlikumad on mürahäiriku suhtes teatud linnuliigid, eriti siis öise eluviisiga linnuliigid. Ja siin on toodud ka välja siis need detsibellid, mida arvatakse, et võiks nendele olla olulise mõju häirimu piiriks. Ühesõnaga, linnud ma teie jaoks näitaja, inimene ei ole mitte keegi. Ma räägin sellest, mis oli mulle antud ülesande eesmärk ja siis mina olen sellele. Ja siin on ülevaade siis nendest liikidest, kes siis lähtuvad minu tööst. Jäi nimetatud nii sellest 2023. aastal koostatud keskkonna ülevaatest kui ka siis selle mürahäiriku täpsustusest, mis need liigid on. Siin on terve rida esimese kaitsekategooria liike, teise kaitsekategooria liike, pluss kaitstavad metsakooslused, müra uuringu täpsustusest veel hulk linnuliike. Eelmine esitaja seletas, siin on räägitud toonekurgedest, konnadest, metsist, stressist, kotkastest, millise kategooria alla või millise liigituse alla läheb inimene. Te uurite kõik. Te tunnete terve Eesti riik tunneb sügavat muret metsise stressi üle. Ma ei ole ühtegi korda kuulnud, et keegi lähtuks inimesest praegu. Mitte ainsamat korda. Te ütlete, et keskmine on 52 ja te ei suuda vastata, kus te selle 52 saite. Ma saan teile pärast tugevalt. Miks te pärast ütlete, aga siin on palju rahvast, kes tahavad seda teha. Teie ütlete pärast. Rahvale selgitada ja te kõik nimetada küsimused, mis on konkreetsed, siis te kes oma ekspertteadmiste... Mina olen ka ekspert oma elus, mina olen ekspert ja see, mida te siin räägite, teate, andke andeks, aga see on pass. Eesmärgist on võimalik rääkida meetmete kavandamisest. USA ja president pidi olema üks kõige võimsamaid suuremaid riike. Donald Trump sai just hetk tagasi presidendiks. Ta lubas Ukraina sõja lõpetada. Kas teie ja metsised olete temaga juba ühendust võtnud? Meetmete kokkuvõttes siin on toodud, millistele liikidele meetmed kavandati ja siis on ka terve hulk liikide üleseid meetmeid.
võib-olla rõhutaks siiski ära need riigiülesed meetmed, kus on selge. Aitäh! Selge. Kuna teid rohkem ettekandeid siis ei puudutanud, siis loomulikult asume nüüd küsimuste juurde. Aga ma hakkaksin sulle küsimused ka. Ma annan teile mikrofonist, te saate oma küsimusi esitada. Nii et hakkame otsast ka küsimusi võtma. Teil on küsimus. Istuvad rahva poole oma nägudega vaatavad otsa. Ja vaadake neid neid. Mul on küsimus, kas sa tahaksid panna ka selle teise mikrofoni siit sisse? Vabandage härrad, mul on üks küsimus, te olete karukellasid, metsasid asju uurinud, kas te selle lennuki mürsu olete ka juhuslikult üles leidnud, mis sinna kadunuks sai veits aega tagasi? Aitäh! Paraku olen selle kohta ühtegi kommentaari. Kõigepealt ma küsiksin esimesest ettekandjalt ja siis oleks mul väike sõnavõtt mõnedel teemadel, millest siin juttu pole olnud. Minu nimi on Helle Mäemets ja varem olen tegelenud Haanja loodusajalooga setete puurimisega, praegu hetkel töötan välja uut veekogude Natura hindamise juhendit. Ja te kirjutasite, seal on üks slaid, et välja on töötatud pinna ja põhja seirekava. Kuidas sellega tegelikult siis seis on? Jah, ma lugesin ette selle, et see töö on tellitud. Kas see on valmis või alles tellimisel? Seirekava on valmis. Ja kes selle teeb? Seirekava on valmis ja selle tegi, ma jään vastuse võlguratega, või pärast vaadata. Kommenteerin esiteks Natura hindamist, ma ei hakka oma arvamust siin punktide kaupa ette lugema, aga see arvamus on paraku niisugune, nagu need tellitud arvamused ikka. Kui me uurime oma vaenlast, siis me soovime tema kohta võimalikult täpseid andmeid, aga kui me oma tegevuse tagajärgi vaatame, siis oleks parem, kui see ei oleks liiga tõele ära. Et mis puutub veekogudesse, siis eelhindamine rõhutas, et see ei ole üldse tavapärane ja nii edasi ja tekkis väga palju imeliku küsimusi ja veega puutuvalt oli see väga veidraid. Punkt oli natukene kraavidest. Kuidas välistatakse erosioon, nagu siin oli äsja juttu, kuidas seda erosiooni välistatakse? Olen sõitnud Soodma harjutusväljal sellel suvel, ma pole jõudnud teed 20 aastat näinud, erosiooni oli seal maa ja ilm. Et teiseks oli huvitav, et Raadani Salajärve Vagula lähedale. Meenutame seda, et Pühajõe sõda, kes kui mõistlik tahtis sinna vesti teha, siin Pühajõe kandis ja tema valgalal nõllane oli hirmus. Valgaladest ei olnud seal midagi juttu, ei olnud arvutusi, oli lihtsalt jutt, mis pidi veenma selles, et ega midagi eriti hullu ei juhtu, pole hullu. Aga mis üldse puutub sellesse Vagulasse ja siis oli seal niimoodi, et reostus lahjeneb ära lihtsalt. Vagulaga suur järg. See lihtsalt lahjenduse efekt tuleb siin. Aga nüüd minu urjemad kahtlused, mida ma olen avaldanud siin mitmesugustes ekspertarvamustes, on see, et Haanjas on karst. Seda, et Siistres on karst. Seda me teame juba ammu. Siistres on vetevaotus, milles vee sügavus Ivar Aroldi andmetel võib olla 2–7 meetrit, mida muidugi meie silmad pole näinud. Ja see on Haanja kõrgustiku lõunanõlg. Aga 79. aastal avaldas sama autor sellise teose, kus oli, või artikli, kus oli jutt, et Lubjakivide avamusala piir läheb just nimelt Rõuge Haanja joonest läbi. Ja kui me setteid uurisime sellel joonel aastal, ütleme 80 umbes selles kandis, siis oleme oma silmaga neelu auku näinud. Täiesti konkreetselt karsti kohta olen näinud. Ja seal on sellised nimetused seal kandis nagu vetevaotuse ja põrgu haua ja millele need viitavad. Ja nüüd need kurjemad kahtlused, et karst, siin on Lubjakivide avamusala ei ole ilus silejoon, vaid siki-saki. Ja tegelikult see asi on geoloogiliselt väga madisesti uuritud. Kalju Kajak tegi 64. aastal Haanjas Munamäe puurimise ja siis Rõuges ja siis Väimela puurauk on venelaste poolt tehtud 50-ndatel, need väga vanad andmed on. Ja tegelikult me ei tea, mis siin maal on. Aga me lõhkame ja põmmutame ja nüüd juhtuski, et üks kaev jooksis mõne tunniga tühjaks. See näitab seda, et üldse põhja, mis seal jalgada toimub, sellele nagu üldse piuksugi ei
ainult veest. Pinnaveest oli natuke kraavidest ja sellest, et pagula jääb lahendab ära. Aga mis toimub jalge all? Kuidas saab hakata põmmutama, kui me ei tea, kuhu järgmine kaev kaob? Ja kuhu läheb õli? Kas meil on nii nagu Tapal oli, et pane tikus tuld ja vesi hakkab põlema kaevus? See on täiesti lahendamata ja ma ütlen seda, et relvade täristamine pole mõtet, kui hävitatakse elu alused. Me kõik koosneme reisist. Mina olen Mati Sepp, tööhoianõudus. Ma ei ole kohalik elanik. See on esimene kord, kui ma osalen sellisel koosolekul. Ja riik on siin osalenud juba väga pikka aega, et mitte sittalik olnud. Ma tõesti kohtanud üli vaatama see, kuidas te alustasite koosolekut ja kogu selle saali püha täis ajasite, see on häbipäev. Mitte mingit kompromissi. Mina näiteks, kui oleks seda koosolekut pidanud läbi viima, oleks teile ettepaneku, et küsime esindajatelt, et nad saavad 3-4 küsimust peale ettekannet. Tihti lugu riigiasutustes ongi niimoodi, et tuleb ettekanne ja siis mõned inimesed saavad küsida küsimusi, mis rahustab saali ja aitab konstruktiivselt asja läbi viia. Aga teie läksite lihtsalt julmalt. Meie ei taha. See ei ole lugupidav käitumine Eesti sõjaväe poolt ega riigiametnike poolt. Ja mul on väga kahju siin olla ja näha seda kõik oma silmaga. Ja teiseks, ma juhin tähelepanu sellele, et ainuke põhjus, miks te keskkonnamõjude hindamisi teete, tuleneb sellest, et Euroopa Liit ei luba Natura hindamistest kõrvaliigida, nüüd te teeks seda ka. Palun olge inimest vastu ausad ja ütledagi, et Euroopa Liit ei ole ette näinud seda, et inimeste negatiivseid mõjusid tuleb hinnata. Euroopa Liit on ette näinud, et looduskaitse alused liike tuleb määrata ja kaitsta ja hinnata ja mina olen täitsa meeld seda, et seda tulebki teha. Aga Eesti sõjavägi võiks tulla Lõuna-Eesti inimestele nii palju vastu ja võtta selle 1 aasta lisaks ja teha need mõjud ka inimeste puhul ära. See ei võta tükki kõigest. See Venemaa tuleb või ei tule. Seda me ei tea. Aga seda me küll näeme, et me lõhume selle Lõuna-Eesti kogukonna pilbasteks selle sõjaga siin. Siin on väike hulk inimesi, aga neil on omakorda suurem tuumik ümber, mis mõjutab omakorda suuremat ringi. See on julgeolek koht. Sest lugupidamatus kohaliku kogukonna vastu maksab väga rangelt kätte. Mina jälgin Ukraina sõjauudiseid regulaarselt ja ukrainlased rõhutab. Kogukonna ühtsus määrab meie tugevuse. Mida kuradi ma siin näen? Riik sõidab rahvast üle. See ei ole ja ma olen kunagi varem Riigikogu viimase sõna võtnud avalikult ühe korra varem riigikomisjonis, kus väga tähtsad kindralid ütlesid, et venelane kohe tuleb. Ja mina ütlesin, et ma istusin 2 tundi Kapo keldris ja Kapo venelane räägivad mulle, kuidas Eesti riik rahva ja julgeolekut õõnestab. Ja tead, mis on mul selle ütlesid? Sina noormes ole vait. Paaris asjas on vastata, mis puudub siin ka protseduuri osas. Esiteks ei ütleda ainult aitäh, et tagasi andsite selle läbiviimiseks ka. See asi, mis avaliku istungi ja üldse Nursipalu läbiviimine ongi väga eraldi protseduur, sest sellist ringi tehakse teist korda ajaloos. Ja sellist avalikku istungi ka teeme teist korda ajaloos ja õppisime eelmisest korrast. Ma ei taha öelda, et järgmine kord teeme paremini, sellepärast et me loodame, et sellist erandlikku viisi hajutusele laiendamiseks enam tegema ei pea. Kui meil on valikud, siis me teeme seda planeerimismenetluse raames ja oleme ka, kui on võimalik, siis teeme seda niimoodi, aga tõesti, et teine küsimus oli mõjude hindamisel, kui Euroopa Liit ei
nõuaks, siis ei teeks mitte midagi. Meil on õigus selles mõttes, et jah, ainult õiguslikult vaadates, ainult Euroopa Liidu õigust vaadates oleks vaja hinnata ainult Naturat. Aga kaks asja. Esimene on see, et meil on ka Eesti õigusruum ja Eesti liigi ja teine on see, et kogu selles protseduuris ei ole lähtunud ainult sellest, mida seadus käsib. Seal on tegelikult ka see teavitamist on tehtud rohkem ringe, on hinnatud ka neid mõjusid, mida seaduslikult täna tegema ei pea. Inimeste osas on kaks asja. Esiteks, planeerimisseadus, see tavapärane protseduur, mis ka MTÜ on korduvalt öelnud, et tehke seda niimoodi. Planeerimisseadus ütleb, et tuleb hinnata sotsiaalmajanduslikke mõjusid, sealt edasi ei ütle mitte midagi. Ehk siis ta ei anna mitte mingit sotsiaalmajanduslike nõuete osas eelmisel aastal, eks ju, oli siin küsimus, oli arutelu ka nende osas ja kaitseminister lubas siis siin ruumis 20. oktoobril, et tehakse sotsiaalmajanduslike mõjude uuring. Nüüd on seda tehtud ja peaks avalikustatama lähiajal. Ma võin mõnest trendi siit juba välja tuua, aga teile konkreetselt tõenäoliselt vastuse meeldib. Ma ei tea, kas oli keskkonna või teiste asjade osas veel küsimusi, mis teil? Mind väga huvitab, et mis aastast meil see kuni idanaaber on, et mingi värske naaber või ei ole ju väga ammu on siin olnud ja äkitselt hakatakse lahmima kiire ja mitte sellepärast, et meil äkitselt on kiire, vaid sellepärast, et selle kiiruse tähe all saab igasugust sigadusi teha, helistada seadustele ja pärast veel kohtusaalist takka kiita, meil ka kiiresti tegime, ma olen tubli ka väga palju ja siis see samune näide, mis meil siin tee rajamisega oli. Väga kiire, tänasel päeval, mis seisus see tee on, mis kiiruga tehti, transpordiameti siis ta vastu kirjutas, sest see on nii halvasti tehtud ja enam ei olegi kaitseotstarbeline objekt. Nii, mul siin Slava Ukraini tekstiga härra küsimus. Mitu ruutkilomeetrit Eestit peaks olema harjutusväljak, et võita Venemaa? Aitäh selle küsimuse eest. Ma olen kindel, et siin on olemas üks valemik, mis sellele väga spetsiifilisele küsimusele vastuse annab. Meil on vaja harjutusvälja sellise suurusega, kus Eesti kaitseväe peamised üksused mahuksid manööverdama. Et kui me võtame praegu Nursipalu olemasoleva harjutusvälja, nagu ta enne oli, seal see oli üle 30 ruutkilomeetrit natukese ja seal me oleme suutnud tekitada olukorra, kus me saame ühe kompaniiga kaitset harjutada. Üks kompanii on umbes 100 meest, aga üks kompanii ainult. Me räägime seda, et Eesti kaitseväe suuruseks on üle 40 000 sõduri ja üheks võitleva üksuse suuruseks on brigaad, mille suuruseks on kuni 5000 inimest. Ja kui me räägime, ja ma jõuan vastused, ma tahan, et kui ma üks numbri ütlen, ma tahan, et saaksite aru, kuidas see loogika sinna nagu tuleb. Et mida me tahame praegu Nursipalu valmidusel saavutada, et me suudaksime pataljoniga manööverdada. Aga Venemaa võitmine ei sõltu ainult harjutusväljade suurusest. Selleks on vaja ikkagi kogu rahva pingutust. Meil kohalik võiks tunnustada meie kaitsevõimest, sest tegelikult Eesti kaitsmine sõltub igast teenistusest. Kui palju, ütlesid numbri 40 000, kui palju nendest tänaseks päevaks on Eesti patriootid, kui nad näevad, kuidas pannakse raha lihtsalt põlema, saadetakse raha kuskile, või jälle mingi rahapesuskandaali, või jälle mingid asjad võivad kadunud ja mustale turule ja samal ajal meil endal on siuke tunne, et meenatakse, pandaks ära kogu vastus ja samal ajal osatakse ülikallid, mis oli 330 000 maksis see mingi pagimoodi asi käib. See on täiesti ulme, mis toimub. Siis meile räägitakse, et venelased on palju jagu ja täitsa mõttetud. Samal ajal, kui meile tuuakse 5000 võõrväelast, nende seda mingit osa suurendati 80 000 mehe võrra. Ja kui te tahate väita, et venelased on mõttetud ja võidame nad ära nagu naksti, siis meie omad need samused liitlasväelased, seal Suhvelmast ehk Reego, et nemad siis saaksid paremini harjutada. Ja mis välja tuli? Ma teile tahasin minna ebamugava. Kas keegi on nende
liitlasväelastele üldse selgeks, et miks nad siin on või milline näeb välja sõda, et seal ei ole paus, ei saa tõuksiga sõitmas käia, taksoga sõitmas käia, nendel on ebamugav ja nad ei lähe. Kas te saate aru, milline on olnud see kommunikatsioon? Meil ei ole mitte mingit usaldust selles suhtes, mida te teete ja sellised rahva nii-öelda kaasamised, kus meile aitatakse täiesti udujuttu, näidata meile ekraanil mingit detsibelle, kui inimesed oma seadmetega mõõdavad, et see ulatub isegi 95 peale ja nii edasi, seal tuleb 70 mitte ükski number, see on ebareaalne. Kas te saate aru, kas te palun inimestena saate aru, miks me oleme pahased? See ei ole sellepärast, et meil on või me oleme lihtsalt, ma ei tea, halvad inimesed, me oleme täiesti normaalsed, terved inimesed, ma arvan, et kohalike seast kõige tublimad selle poolest, et me ei poe selle taha peitud, ma ei tea, mul on muud asjad teha ja mingi huviring ja kuskile trenni minna, me seisame oma kodude eest, see ongi kaitsevõime ja te võiksite meid sellest tunnustada, mitte irvitada ja käia meile lolli mängima meie enda raha eest. Mul on raske sellele nagu järjest hakata mingisugust vastust kokku panema, siin tuli väga palju, väga järjest. Hakake selle järgi käituma, mida räägib. Vastust ei ole, tehtud. Kas te soovite mikrofoni, et oma küsimust esitada? Miks ei saa? No küsige. Lugupeetud vormikandjad. Eelmine aasta, kui Prehvuri olite minu ees, tuleb meelde? Ei tule? Ma mäletan teid küll. Väga hea. Tead, kes need ameeriklased siia palus? Ameerika sõjaväebaase tegema. Kas see hoiab sõda ära? Kas see hoiab sõda ära? Tead mees, mis ma sulle ütlen? Sirgala karjäär. Oled kuulnud kunagi Sirgala karjäärist? Sillamäe vastus on Viivikonna ja sealt edasi. Mine kõnni see läbi või sõida läbi. Vaata, missugused pühermaad. Viivikonna alev on 33 aastat nagu rämpsunnik, nagu kurat Iraagi puruks pommitatud ameeriklaste poolt. Täpselt samasuguses seisus, kus on praegu sinna läheb. Oota, ma pärast räägin. Nii. Sa tahad ainult rääkida, siis räägi neile. Ei, ma räägin sinule praegu, kuna see puudutab sind. Seal karjääris, mitte tulla siia kurat Ameerika pandega, tegema siia, nemad õppivad laskma. Tapalt lasevad raketti üle Eesti kurat siia, eks ju. See on meedias välja öeldud, kus kohast rakett lendab, peab olema võimeline tulema siia täpse piirkonna. Nii. Seal on ruumi küll. Ei lähe sinna, mitte siia pole. Inimesi kodudest väljas, oi, ma annan sulle kurat 20 000 rohkem talu eest, eks ju. Mis te rahva raha magama panete, maksumaksja raha? Tehke karjääri Sirgalas. Aitäh, härra, selle küsimine vastab. Kas ma võin vahepeal vastata? Ma ütlen sulle midagi. Sirgala karjääri need mehed ei tule sellepärast seal on virulased vastas. Me ei taha neid sinna. See ei ole põhjus. Võru küljal on nad sellepärast, et siin on Võru tüdrukud. Kas ma võin vahepeal vastata? No palun, ma annan sõna. Mis puudutab Sirgala karjääri, siis selles on Kaitseväe harjutusväli täiesti olemas ja seal käiakse harjutamas. Nüüd virumehed võiksid oma andmeid korra täpsustada. Just, ja käivad edaspidi ka. See on vajalik harjutusväli ja ta täidab oma eesmärki. Nüüd seal on teised üksused, seal on Viru pataljon, seal on Kalevi pataljon, kelle lähedal on see harjutusväli, kus nad saavad käia. Meie siin oleme Võru küljal, meil on vaja enda baasi lähedal harjutusvälja, kus käia. Sest kui me peaksime iga päev sõitma teise Eesti otsa harjutama, siis me ei saakski harjutada, me ainult sõidaksime. Mis see sul ära ei ole, sinna sõita, kui ameeriklased sõidavad kurat 40 000 kilomeetrit.
meil on rohkem raha kui meil. Mina ei saa kõike sadaselt. Ka Eesti Kaitsevägi maksumaksjate rööm. Ei saa minna, eks. Rahaline pool on üks asi ja raha on meil vähem kui ameeriklastel. Aeg on teine ressurss. Meil on sõdurid väljaõppeks ainult teatud perioodiks, teatud aja jooksul. Me ei saa seda aega kulutada selleks, et sõita nendega edasi-tagasi Eestis. Te olete siiamaani kõik teinud selleks, et sõda meile siia kiskuda. Miks te kõrvaldasite kurat välisministri koha pealt? Mina ei ole kedagi kõrvaldanud koha pealt. Urmas Reinsalu oleks ammu Peterburi ära võtnud, ta lubas. Avalikult meedias lubas, oleks kuulnud ei ole. Sõjavägi ei võta Eesti riigis kedagi võimult ega pane ka, see on Eesti rahva tahe, kes on meil võimult. Küsin ka saalist, kas teil on veel küsimusi? Näete? Täpselt sama oli eelmine aasta. Mul on hea meel, et sina ka ei ole muutunud. Jaa, alati ilmas, ise mitte. Proua saab lisaks, aitäh. Kui seda rahvast vaatate, siis kaitsetahe esmane on oma rahva poolehoid omaenda sõjaväele. Kas te näete seda siin? Kas te olete saavutanud omaenda rahva poolehoiu? Te lihtsalt hullite üle kõigist. Mul ei ole täpne number meeles, aga siis te olete selle sõja juba kaotanud ainuüksi sellega, et te oma inimesed teid ei toeta. No selles suhtes, et siin saalis on tõesti väike osa Eesti rahvast, kui me vaatame seda riigi ülest uuringut, siis Eesti kaitsevägi sest te pole kunagi küsinud seda. On küll, seda uuringut tehakse Eesti riigis, mis kui palju te uurite toonepurgasid metsiseid ja viimausse, aga ei ole kunagi küsinud inimeste käest. Euroopa Liit isegi ei nõua inimeste käest küsida, pigem tuleb uurida säästi ja viimausse. Eesti riigis uuritakse inimeste arvamust ja toetust riigi institutsioonidele, kaitseväe toetust uuritakse ka ja see on kõrge. Enamus, lõviosa Eesti riigi inimestest toetab Eesti kaitseväge. Nüüd mõtleme, mis infole inimesed saavad tugineda, kui te küllate siukest raha propagandasse, kogu see PR-üritus siin täna, mis peaks meid veenma, õnneks mõtlevad inimesed koos enam ja mul on tunne, see, mida tehakse meedia kaudu, andke andeks, aga mõtlevad inimesed ei võta seda tõsiselt. Ja kui te arvate, et enamus usub seda jura, siis on solvang meie nii-öelda demokraatia, et enamus on rumalad. Ja kui nüüd oletame, et teil on õigus ja enamus ka tahab, et ohverdame kabunurga ja veel mingid kohad, sest enamus tuleb võita ja nii edasi. Aga kuhu see vähemustest hoolimine nagu jäi? See muidu oli varu teema vähemuse, oletame, et me oleme vähemus. Miks meie sõnad siis ei toeta, meil oli vähemus? Ma tunnen, et siin need küsimused võivad minu nii-öelda valdkonnast välja minna. Ma olen siin, et selgitada, milleks Eesti kaitsevägi harjutusvälja vajab, miks me peame harjutama ja kuidas me seda saame teha. Mida ma kindlasti usun ja ma näen, on see, et siin on nagu inimesed, kes siiralt hoolivad Eesti maast ja loodusest. Aitäh! Nii, ma annaksin jah taha seda, väga tublisti olete oodanud, aitäh. Et minul on kolonelist kahju aga ta juba tegelikult ise istus, ma tahtsin üles kutsuda, et saadame koloneli pingile. Aitäh, ma pean siis ka. Jaa, aitäh. Mina olen Priit Valter, Nõuge vallavanem. Minul on selline küsimus, et selle harjutusvälja laienemise korraldusega muudeti harjutusvälja piiri. Millise loogika alusel seda muudeti? Ja teine küsimus see, et kui nüüd müüakse harjutusvälja piiri lähedalt eraisikute mail edasi, riik ostab need, kas siis tuleb veel edasisi laienemisi? Aitäh! Ja aitäh teile küsimuse eest. See inimene, kes teile kohe vastab, läks korraks just ruumist välja, aga... Ja, aitäh, väga hea küsimus. Et harjutusvälja piiri on korrigeeritud väga vähe kõigepealt
ja korrigeeritud ainult selles osas, mis teeb siis praktiliselt harjutusvälja kasutamise kas tõhusamaks või mugavaks ja on korrigeeritud nii sissepoole kui väljapoole, eks ole, väga väiksed korrigeerimised. No kõige lihtsam näide on see, et mõned piirid on joonistatud mööda looduslikke joonorientiire, näiteks mööda teed. Et sellised korrigeerimised on tehtud ja neid on väga vähe. Ja nüüd, mis puudutab seda, kas harjutusvälja veel plaanitakse laiendada, ei plaanita, minu arvates seda ütles teile ka minister varasemalt välja. Ministrid on meil nii palju asja öelnud. Uudet on vaja lugeda ja kõik muud. Ja, aga siiski tema seab poliitilise kursi ja tema on öelnud, et harjutusvälja täiendavalt ei laiendata. Ehk et kas kõik need piiri korrigeerimised on ainult korrigeerimised ja ei ole sellist laiendamist klassikalisel kujul peale seda toimunud. Aitäh! Aga kui põhjavesi ikkagi, mis me siis teeme? Kas alanemise vastused kätte? Kas saab poest osta uudeid kauplusi ja teeme kokku? Meie territooriumi lagenes ju praegu 1 hektari võrra Antsla valda samamoodi, et tegelikult seda võiks vallale ka teada anda enne, kui me näeme seda kaardi pealt, et mingis mõttes see on ikkagi selles mõttes Rõuge valla territoorium ja meil on keeruline oma arengut planeerida, aga kui ütlete, et see enam ei muutu, et see on nüüd see, mis jääb, et siis saame sellega arvestada. Ei ole nõus. Ma veel kord ütlen, et ei saa välistada, et korrigeerimised on veel, aga praegu ja selle eelnõuga on korrigeeritud kõik korrigeerimised ära. Loomulikult ei saa välistada, et tulevikus korrigeeritakse veel, lõigatakse mingi nurk ära või võetakse vastupidi harjutusvälja piirist välja. Loomulikult ei saa seda välistada. Ministri sõna ei olnud selleks vaja, et ümber mõelda seda sama lauset, mida te enne minut tagasi ütlesite. Ei, aga... Te ise juba oma enda Te ometigi saate aru, te kõik mõtlevad inimesed, nagu te siin korrutasite, et on ju vahe korrigeerimisel ja laiendamisel. Mingit laiendamist, et võetakse mingisugused tükid juurde, sellist tegevust ei ole planeeritud. Ja kuni olukord ei muutu drastiliselt, nii kaua see nii jääb. Ma annaks küsimuse ka sinna taha, Marika. Seotud asi ma hästi kiiresti, nii kaua kui seal mikrofon käima läheb, et härra Saar, te 2 korda praegu valetasite rahvale. Esiteks te ütlesite, et korrigeeriti minimaalselt. See ei ole õige. Eramaade osakaal suurenes 157 hektari võrra. Riigimaades osakaal vähenes. Te ütlesite, et ei laiendata seda ala. Praegu on juba omandatud maid väljastpoolt juba seda laiendatud piiri. See on fakt, ei saa sellele vastu vaielda, need maad on omandatud ja selge see, et need arvatakse harjutusvälja sisse siis selliselt. Et te jätkate valetamist, te olete näinud, kui palju etteheiteid me oleme teile teinud kogu selle asjaajamise, kogu selle istungi korraldamise, materjalide ja info edastamise suhtes ja te absoluutselt ei õpi. Mul on häbi juba, teie pärast on juba häbi. Teiega ühes ruumis olla, et te nii palju valetate inimestele. Ja mul on kahju, et meie sõjaväelased peavad seda siin taluma. Ma vastan ka, et veel kord, kõik need piiri korrigeerimised on muuhulgas toimunud nende eramaade omanike soovil, eks ole, see on oluline aspekt. Ja lisaks sellele veel ma tahan rõhutada, et ka nende maade omandamisega siis piirinaabreid tõesti omandame, kui omanik avaldab soovi müügiks. Ja piirinaabrite omandamisega koos ei ole korrigeeritud harjutusvälja piiri mööda nende uute kinnistute piire, vaid harjutusvälja piir on jäänud paika. Miks te neid inimesi välja ei arva, kes on arvunud, et palun jätke mind välja, kui te ütlete, et te arvestate maaomanike soovi. Meil on inimesi, kes on palunud mitmel korral palun ja argumentidel ka põhjendatud ka miks, et palun jätke minu maalik välja, minu kodu jätke palun välja, te ei ole seda teinud, te ei ole arvestanud mitte ühtegi ettepanekut. Täiesti null, mida te olete arvestanud. Harjutusvälja, laiendatud harjutusvälja territooriumi seest me ei ole tõesti vastu tõele ühtegi omanikku tema soovil välja arvestada. See on korrektne. Ja küsimus tagant. Küsimus siis selline, et mitut sõdurit teenib täna Nursipalu sõjaosa? Täna just. Ja siis jätkaküsimust ja pilt.
Nursipalu sõjaväes osa, ma ei tea, mida sa täpselt mõtled selle all. Ma eeldan, et sa mõtled Reedo linnakut või sa mõtled harjutusvälja? Kogu seda tupatust, mitu inimest seal teenindab? Teenindab peaasjalikult teist jalabrigaadi, mida on umbes, ütleme, kuskil 5000 piires ja lisaks sellele siis liitlasüksusi, peamiselt siis nii brittide kui Ameerika Ühendriikide üksusi, kes siin piirkonnas väljaõpet läbi viivad, aga peamiselt teist jalabrigaadi. Palju kokku on? Palju neid kokkurid on? Kogu rahvastik, mis teenindab kogu seda süsteemi? Koos liiklastega, kui brittide 4. brigaadi arvestada täiskomplektis, see on, ma arvan, kuskil mingi 3000, teine brigaad on meil kuskil kuni 5000 ja lisaks sellele muidugi ta teenindab muuhulgas näiteks Kaitseväe Akadeemiat ja nii edasi, aga need on suhteliselt väiksed numbrid, nii et ma arvan kuskil 10 000 kaitseväelast igal aastal pidevalt seda harjutusvälja teenust kasutab, umbes nii, aitäh. Ja siit koorus välja väike vale ka kohe. Et veidike aega tagasi, vast oli pool aastat tagasi, kui taheti siin Nursipalu teha, siis Puurlae vastu 30 meetrit sügav. Et tankerisse nii-öelda tore tegevus. Ja siis oli jutt, et ei ole seda mingit mitmed tuhandet, jutt oli 1000-st ja midagi peale. Ei, ma vastan kohe, et see oligi see, mis ma alguses seda täpsustava küsimuse küsisin, et see 1000, millest sa räägid, see puudutab tegelikult selle liitlaste vastuvõtuala ehk selle Reedo linnaku teeninduskapatsiteeti. Tegelikult on see isegi alla 1000 natukene, aga ütleme, et lihtsuse huvides me oleme sellest rääkinud kui 1000-st. Vahet ei ole, te kurnate siin rängalt 100 000 inimese eest kurnate, mis me räägime siin 1000 siia sinna. Ma tahaks küsida ühe küsimuse. Mis on teie arvates prioriteedid Eesti riigi kaitsmisel? Millest sõltub Eesti riigi kaitsmine? Kas te saate natukene täpsustada? Jah. Jüri, ma annan sulle. Täpsustan küll. Kõik aeg räägitakse, et Eesti riigi kaitsmise esimene prioriteet on energiakindlustus, teine prioriteet on toitlustuskindlustus ja siis tulevad inimesed. Aga mis teie arvates on prioriteediks? Igatahes inimesed ei kuulu teie arvestuste järgi inimeste kategooriasse. Kas te mõtlete seda, et mida esimesena kaitstakse? Ei. Mis on vajalik selleks, et Eesti riiki kaitsta? Päris palju erinevaid asju. Inimesed on üks esimestest seal. Ei ole. Mis te valetate? Kui üheski uuringus ei kasutata inimest kui olendit, et tema müra, kuidas talle müra mõjub, kuidas talle need mürgised ained mõjuvad, depressioon ja kõik see vibratsioonid, kuidas see mõjub? Selles uuringus, mis ei nende üle on inimesed. Mitte ühtegi sõna. Mitte ühtegi kord. Sest Toonekul ei saa enda eest rääkida, me saame öelda, et Toonekul väga paik, ma nõus olen kõik muud. Aga meie peame rääkima. Ma saan mõned asjad välja tuua ka sellest sotsiaalmajanduslikust uuringust, mis varsti avalikustatakse ja te saate kõik terviklikult seal. Kui varsti? Aga kuidas saad siis enne hakata tegutsema midagi, kui uuringut ei ole? Inimeste poolt uuringut puudub, aga juba harjutusvälja. Ja siin on see teil see kana-muna olukord, eks ju. Te ütlete, et enne harjutusvälja teha ei saa, kui kõik on läbi uuritud. Aga kui sa uurid asju enne, kui see harjutusväli tehtud on, siis uuring ei kehti. Te modelleerite ju, milleks teile harjutusvälja siis räägib? Kallis mees, miks sa valetad praegu? Aga mida kriitika on see, et minu kriitika on see, et teie mõju hindamine inimestel on tegemata. Kuidas saab ehitada? Laiendada ja siis hiljem uurime. Te ei ole ainult laiendanud, mürsud juba plahvatavad. Ja ma toon siis välja sealt sotsiaalmajanduslikust uuringust erinevaid näiteid. Need näited, mis mul peas on positiivsemad näited, te saate homme seda kõik lugeda ja tuua välja siis need asjad, mis teie seal kriitikal näete. Need näited võivad olla Kesk-Eestist või kus ei ole harjutusväljakuga mingit ei, seal oli võrreldud neid asulaid, kus oli Kaitseväe kohalolek, võrreldes siis sellise asulaga, kus Kaitseväega ei ole, aga kõik muu on võimalikult sama. Mõned asjad ja võib-olla selgitada pilti. Number 1, mille osas inimesed on mures või väidavad, on see, et inimesed lähevad ära, inimesed on juba ära läinud. Nüüd seda see uuring ei kinnita. Uuring näitab, et seal, kus on Kaitsevägi aladel, on trendid sarnased ja pigem positiivsemad, kui seal, kus Kaitsevägi ei ole konkreetse faktina.
Nursipalu lähedusse on 34 inimest juurde tulnud alates aastast 2021. Ei toimu rahva põgenemist. Tooti välja taristule numbriliselt kasu alates umbes 2008 aastast, numbriga võin eksida, sellepärast, et Kaitsevägi on seal aladel 8,7 miljonit eurot sinna taristusse panustatud. Ja see on parandanud olukorda nii elanikule kui kohalikule omavalitsusele. Mul on suhte inimlik küsimus. Kas te kõik riigiametnikud kokku, ma võtan nagu Kaitseinvesteeringute Keskuse, te kõik kardate? Te kardate elada? Kas riigiametnikites on ka selline arutelu laual, et võib-olla need inimesed, kes kardavad elada, minule kunagi andus andsid 2008 ütles, et lennukid lendavad, laevad sõidavad, kellel ei meeldi, mingu ära. Minu pere, mul oli lapsed väiksed, läksin, magasin autopagasnikus, et oma lastele leiba teenida, söök lauale panna. Ja nüüd ma vaatan sulle mees silma ja ütlen, et kui te nii kardate, kas teie riigiametnikas ei ole mõelnud, võib-olla pakite ise oma asjad kokku ja lähete ära kuskile, kus te ei kui inimene kardab olla elus, ehitab tapmise masinaid ja rakette ja pommitehaseid ja mida iganes te tahate teha. Te olete täielikult elu hävitaval suunal. Võib-olla pakid ise asjad kokku ja rääkida. Tegelikult tahtsin, ma arvasin, teil mõte sees, ma lihtsalt ei saanud seda niimoodi aru, nagu mõtlesite. Kas te saate täpsustada, milles see kartmine seisneb? Mida ja miks? Milles seisneb kartmine? Teate, ma mitu aastat ei saa lihtsalt vaadata tehnika Postimeest. Mida te ainult üks kurat hirmu ülvamine käib? Võta panevad russikud kotti ja mine ära siin, kurat, kui sa ei suuda selle elada. Ma arvan, et meil on veel võimalikult ka küsimusi. Kas on saalilt ja tagantpoolt on küsimus? Kes ei ole saanud praegu rääkida? Kas sa küsid ise praegu? Ja siis pärast anname härrale seda aitäh. Kas saan õieti aru, et Kaitseväe plaan on ühesõnaga Kaitseväe mõttekus on oma maa kaitse. Oma maa kaitse, isamaa kaitse. Kaitseväe juhataja ütleb otse, et isamaa kaitseks me pommitame isamaa puruks ja evakueerime rahva Soome. Palju õnne, rahvas saab tasuta Soome. Aitäh! Kas te viite ise mikrofoni sinna taha, et härra Nurgas saaks ka oma küsimuse küsida? Seda tegelikult kolonel Tikerpuu juba viitas. See, et Venemaa on Eestile kallale tulnud, oli enne Kaitseväega, oli enne absoluutselt harjutusvälja või Nursipalu laiendamist. Venemaa on alati Eestit rünnanud kirdest ja kaugust. Näidetena 1556 liinisõda rünnatakse Vastseliinat siit 23 kilomeetrit. 1701 alustatakse rünnakuid Kasalitsast siit 8 kilomeetrit ja Rõuges siit 15 kilomeetrit. Rootslased ja rootslased on kardanud. Ja tänuliitlased ei ole vaja muretseda. Aga need rootslased ja sakslased ja kõik on rünnanud. Ma tahaks teile öelda seda, võrokesed, kes 2. aprillil aastal 2023 tehtud otsusega on õige. 22, vabandust, jah. Määratlesid enda esimest korda toimunud võrokeste kongressil põlisrahvana ning neil on õigus oma identiteedi, keele, kultuuri ja maa-alade säilitamiseks. Seda tuleb tunnustada. Samuti võeti eelpool nimetatud kongressil vastu eelnõud, mis on seotud võru keele, keeleks kuulutamise ja Võrumaa looduskeskkonna kaitsmisega. Minule antud volitustega virulaste, läänlaste ja Saaremaa põlisrahvastena toetame me Võrumaa põlisrahva õigustatud nõudmisi, et nende põlistel maadel ja õhuruumis ei tehta midagi ilma, et selleks oleks saadud vaba, eelnev, informeeritud nõusolek. Teil ei ole seda. Aitäh selle kommentaari avalduse eest, aga
nagu me ennist kokku leppisime, 2 tundi on nüüd läbi. Saame küsimustele jätkata, aitäh! Üks täpsus küsimus, millal tuleb istung? See, mis täna siin toimus, see ei olnud istung. See oli nagu laad, mida me pidime lihtsalt taluma ja lõpuks saime natuke mõned küsimused küsida. Väga hea. Härra Nurgast tahaks ka küsida. Kuna tuleb uus istung? Härra Nurgast küsib. Valitsuse istung toimub selle aasta sees. Kas palju teil tunni tasu on, me maksame teile tunni kinni? Oleme meil! Te saate kõik oma küsimusi jätkata, aga koosolek on läbi, aitäh teile! Aga paraku te laulsite. Kas teil häbi ei ole? On. Välja ei paista kahjuks. Kuna tuleb uus istumine asja arvamiseks, siis sedasi täna on toimunud, meil näinud küsimusi, meil näinud isegi üle arutame. Kuna tuleb uus istumine arvamiseks? Tule räägime. Mulle sinuga millest ilma midagi rääkida. Palun vasta, millal tuleb uus istung, inimesed tahavad teada. Valitsuse istung toimub sellel aastal. Täna me arutasime valitsuse korralduse eelnõu. See pidi olema avalik istung, see väljakuulutuse avaliku istungina, kas me valisime näiteks istungi juhatajatena, mida istung eeldab? Aitäh! Ja minus on käitus, inimesed ma lihtsalt kus päriselt rahvaga saab asju arutada, kuna see tuleb? Nagu Lauri siin ütles, siis valitsuse istung on sellel aastal. No siis tuleb valitsuse istung edasi lükata, sest valitsuse istung tuleb edasi lükata, sest avalikku arutelu ei ole olnud. Seda ei ole olnud. Ei saa arutada asja üle, mida ei tea. Sisu ei ole teada. Sisu ei olnud täna teada. Mõistate? Kas te mõistate? See on ju avalikult üleval olnud selles, et sai ettepanekuid. Me ei ole saanud arutada selle üle. Millist? Jaa, just nimelt. Sellepärast ma olingi, et me saaks ettepanekuid arutada. Aga seda me täna teha ei saanud, sest neid ettepanekuid isegi ei näidatud meile. Rääkimata sellest, et need oleks ette teada antud. Et sellepärast tuleb teha uus koosolek. Ja see on täiesti õigus. Ja me nõuame seda. Me nõuame kas või läbi kohtu. Ja meil on selleks täielik õigus. Ja teil on see õigus seda nõuda.